Vaadake täna ma panin video ülesse. Vaadake YouTube. Seinu. No vaadake, viimase nädala jooksul on tekkinud üks huvitav temaatika. 8 päeva tagasi küllap oleks osanud veel mitte keegi seda ette prognoosida. Ärme allu nendele meediaartiklitele, kus meid üritatakse lõhkuda, ärme allu nende riigijuhtide sõnavõttudele, kus meid üritatakse üksteisega tülli jääda. Te kõik olete eestlased. Me armastame Eestimaad, me armastame üksteist ja selle... Eesti eest! Loomulikult, head sõbrad, me oleme siin kõik täna oma kodumaa ja sünnimaa. Kuna juriidiliselt Euroopa direktiiv ütleb, et seda ei ole võimalik aktsepteerida, siis tuleksid juriidiliselt määratud haiged sead ikkagi tappa. See on see, mida see tähendab reaalselt. Ja nüüd järgmine küsimus nüüd kohe edasi, et kas me elame juriidilises maailmas või me elame füüsilises maailmas? Tervitus, hea rahvas, ka minu poolt. Teate, suurepärane korraldus. Aga üks asi selles tänases ürituses mulle ei meeldi. Jälle need ametnikud, minister istub oma kivilossis ja ei tule teiega kohtuma. Täpselt nii nagu oli selles Sigala juures. Tule välja! Terras, tule välja! Terras, tule välja! Terras! Oled mees, Terras, oled minister, tule välja! Maja on kõrge, trepid on kõrged. Aitäh, ta juba kuulis, kui ta tahtis kuulata. Tuleb või? Tema teisik. Siis selle ametniku koht ei ole rahva teenrina enam õige. No, ma ei usu, et härra Terras tuleb alla. Härra Anna Roos. Kas põlved lõkuvad? Michal! Kas su põlved lõkuvad? Sul ei pidanud põlved lõkkuma! Tule välja! Tule rahva sekka! Ja kui su põlved lõkuvad, Michal, pane endale lauad siia jalgade külge ja käi niimoodi! Siis on kõik hästi, loll rahvas, las tantsib seal mudases ja las laulab. Ei ole loll rahvas. Me oleme tark ja pulis rahvas. Me oleme igavene rahvas sellel maal ja maal. Elagu Eesti! Olen ettevõtja, Nii-öelda võib-olla siin sõna hakanud võtma, kuigi ma olen tegutsenud ju loomakaitse. midagi vastu kõik. Me peatasime nii palju.
tahad tulla või?